Kui olete viimasel ajal Tallinna kesklinnas ringi liikunud, olete ehk ka märganud neid pisikesi ja pisut kummalise välimusega majakesi. Tegemist on vahva projektiga, mis kannab ka väga toredat nime. Koda on Eestis toodetud väike betoonmajake ja tema eesmärk on olla paigutatud sellisele ajutiselt tühjalt seisvale pinnale, nagu ta ka siin kesklinnas on. Ja siin kasutatakse seda majutusasutusena. Ehk sa ei võta endale rendiks 991 korterit, vaid sa saadki oma maja. Majakesed on hubased ja vaiksed, kuid mis peamine, ka väga nutikad. Ja selles osas on just USS-il oma roll. Meie käest küsiti võimalust, kuidas saaks väiksema inimvaevaga erinevaid kliente teenindada. Ja selleks me mõtlesimegi välja lahenduse, mille nimi on USS BNB. Ja USS BNB mõte on võimaldada inimestele ligipääs siia majja või mõnda teise hotellituppa, kus ei ole administraatorit. Ehk hästi tülikas on üürile andjal see, et ta peab kogu aeg kokku saama ja andma seda võtit ja lõpuks vastu võtma. Siis see võti kaotatakse ära ja on pidevalt probleemid. Ja me tegimegi selleks enda lahenduse, kus on koodisõrmistik ja kui külastaja broneerib endale selle keskkonna, kas Booking.comi või Airbnb kaudu, siis ta saab endale sõnumi, kus sees on tema külastusajaks kehtiv kood. Selle nutika süsteemi kasutusalad on aga oluliselt laiemad kui vaid pisikeste söömajades. Kasutusvaldkondi on väga palju, et need on kõikvõimalikud üürikorterid, äripinnad, kuhu on vaja ligipääsu anda, kortermajades näiteks tehnoruumid, et sisse lasta samamoodi telijatehnikut ja kas või tennisehallid, et inimesed saavad endale osta ajutise pileti, koodiga sisse minna ja mugavalt teenust kasutada. Mis aga peamine, paljud inimesed on võtnud samasuguse süsteemi ka oma kodu uksele. Ja, me täna juba kasutame seda, sest et see annab ka nii-öelda pererahvale võimaluse ilma erinevate võtmeteta tuppa mugavalt sisse saada. Ja sageli, kui on ka mure näiteks, et on vaja torumees sisse lasta, siis on võimalik teha ajutine kood, mis näiteks kehtib teisipäeval kella 2-3 ja täpselt sel vahemikul peabki torumees siis kohale jõudma. Võrreldes viimase paari aastaga on see nutikodude soovijate arv oluliselt kasvanud. Et kui me ütleme, et kortermajast näiteks paar aastat tagasi võib olla paar protsenti teadis, mis see nutikodu on, siis täna juba selline 15-20%.